Maaelujutud. Tere, siinpool jälle maaelujutud. Täna räägime vanemaealistest. Mul on 2 külalist. Aimar Altosaar ja Ago Laius. Teid mõlemaid saab seostada sellise ühendusega nagu Kuldne Liiga. Aga enne kui me lähme teema juurde, küsin, mis teid maaga seob? Agu? Eks eestlasi seob kõiki miskil määral maaga. Ikka me pärineme kuskilt maakohast ja minu isa kodu on Tartu lähedal Meeri külas, kus ta pidas suurt talu. Need mingil ajal muidugi kadusid suured talud, aga ja isa tuli siis linna, siis edasi olen ma Tartus sündinud, koolis käinud, aga suved veetsin ikkagi kõik isa talus, nii et maaeluga seob see ja praegusel ajal elan Jüris, mis pole ka päris linn ja üsna tihedalt seotud maaelu küsimustega siis Rae vallas, kus ma olen ka vallas nende asjadega tegelenud. Aimar? Mina olen ka selles mõttes nagu tüüpiline eestlane kusagilt maalt pärit, kuigi võiks öelda siiski teise põlvkonna linlane, sündinud Antslas, aga juured on ikkagi Lõuna-Võrumaal, Murati piiripunkti juures, pooleldi Läti ja Eesti segaala, on siis ema poolt ja isa poolt on siis ma nagu olen ise pärast uurinud enam-vähem kõik Sangast ja Tsirgulina kant, et see on siis minu juur, aga kasuisa poolt olen hoopis siis väga emotsionaalselt seotud hoopis Holstre kandiga Viljandimaal. Kasuisa oli sealt pärit, et minu maaelu on olnud ikkagi ka Holstres, Viisu külas ja kõik need Lõuna-Eesti maastikud, mida seal Viljandimaal on eriti hea olnud jälgida ja siiamaani on mul hinges ja meeles. Aga praegu elan endise tallinlasena juba 21 aastat nüüd siis Lääne-Harju vallas, Tuulna külas, vanas Klooga koolimajas, täiesti maal ja kasvatajan kartulit, herneid ja peame kanu. Et selline on minu seos siis maaga praegu. Et vägagi maaga. Vanemaealiste teema. Täna püüame püsida seal selles valdkonnas, kus me saaksime vanemaealisi ära kasutada igasugusteks headeks asjadeks, kas siis neid kasutada nende oskusi, kasutada neid vabatahtlikus töös. Jah, loomulikult on ka see pool, kus nad vajavad abi, aga sellest võib-olla täna natukene vähem ja pigem sellest nii-öelda vanemaealisest, kes kas ta on juba lahkunud või lahkumas tööturult või on ta mingi järgmise ameti leidnud, võib-olla endine kirurg tegeleb täna mingisuguse lihtsama asjaga. Ja nii palju kui võimalik püsime ka maal, kuigi kindlasti need teemad on laiemad. Maailmas globaalsemalt suureneb nii-öelda tervete eakate vanemaealiste arv ja suureneb ka nende osakaal nii-öelda siis igasuguses rahvuslikus koguproduktis ja tähelepanu neile peaks olema siis päris suur. Ja saan aru niimoodi, et need samad mõtted kunagi said ka Kuldse Liiga asutamise mõteteks, aga saabki selle juurde tulla. Aimar, ma olen kuulnud, et sina tulid sellele mõttele ja Agu, sina viid tänased neid mõtteid juba suure hooga edasi. Kuidas siis lugu alguse sai? Mis mõtted sul peas endal oli? Selles väikses Eesti ühiskonnas on ikka inimesed hästi palju omavahel seotud. Et enne seda, kui ma Kuldse Liiga mõtetega ringi käisin, olin ma tegelikult ju Agu asutatud Tõnissoni instituudiga seotud ja pärast seda nagu mõtted liikusid selles suunas, ma tegin ise endaga nagu teatud sükust SWOT-analüüsi, et mida ma oskan, mis on tugevad küljed, mis nõrgad küljed ja mis on siis nagu ühiskonna vajadus. Ja elu ise pakkus sel ajal selliseid pilte, kus inimesed oma elu parimas vormis natuke üle 50 aasta jäid äkki tööst ilma.
kas siis ise oma teadmatuse tõttu otsustasid teha karjääripööret, üks karjäär lõppes, aga teist ei saanud enam alata, sest ei leitud enam tööd, või siis ka lihtsalt mingid reorganiseerimised ja inimene jäi kõrvale ja ei saanud tööd. Ja see tundus mulle väga imelikuna, sest et ma ise olen olnud väikeettevõtja, poliitik, mittetulundusühingutega seotud vabaühendus, selline kodanikuühiskonna aktivist ja sotsioloog, väga palju erinevaid asju, mul ei ole olnud selget karjääri. Aga ma imestasin, kuidas inimestel, kellel on aus selge karjäär, keda ma alati olen imetanud ja kadestanud, äkki jäid tänavale ja nad olid selles mõttes kaitsetud, sest nad ei teadnud, kuidas olla. Ja üks selle pealt siis kasvas ja ma suhtlesin paljude inimestega. Ma arvan ka tol perioodil võisime ka Aguga kindlasti rääkida ja veel paljude tuttavatega, nii et see ei ole niimoodi, et ma lõin nüüd kepi maasse, et teeme nüüd ühingu. See oli paar aastat sellist mõtet ja et vajab ja inimesed, kes on, keda nimetame vanemaealisteks, vajavad siiski ühiskonnas sellist paremat esindust, paremat selgitust, mõtestamist, sest et tegelikult on võib-olla parem ja kõige kasulikum osa ühiskonnast, kui me seda nagu niimoodi ka tunnetame. Et see oli nagu see, miks ma sellega tegelema hakkasin. Küsin nii palju täpsustuseks juurde, et millal sina neid mõtteid mõtlesid, need olid vist tiba hiljem, sest kui me 90-ndatel siin alustasime oma uue Eestiga, siis oli ju eriti nooruse kultus ja olid ju lubatud ka täitsa ajalehe kuulutastes, et otsime kuni 25 või kuni 35 või 33 või et see oli vist siis juba natuke möödas või? No mina olin siis 50 saanud aastal 2009, ma olin selle ajal Tõnissoni instituudiga seotud. See aeg sai mul 2010 või 11 läbi ja siis ma otsisin nagu väljakutseid ja siis ma hakkasin tundsin, et Tõnissoni instituudi kogemus andiski mulle sellise julguse. Agu oli juba tolleks ajaks juba kodanikuühiskonna sihtasutuse juht ja ma olin Tõnissoni instituudis olles teinud ka projekte, et ma umbes tajusin seda maailma, et midagi sihukest tuleb ka vanemaealiste kaitseks nagu teha ja õiguste esile toomiseks ühiskonnas. Ja siis ma paar aastat läks aega, et seda niimoodi klaaritada ja siis tegelikult mõte oli teha mitte nüüd selline tavaline ühing, kus istutakse ja püütakse siis mingisuguseid tekste luua ja mingisuguseid abistamisi korraldada. Me tahtsime teha sellise ühingu, mis ise teenib endale tingimata ka raha. Et me ei vaja üldse, ei KÜSK ega mingi teise organisatsiooni tuge, et me ise teenime, et niisugune lääne tüüpi vabaühendus. Ja me hakkasime tegelema just juhtide ja spetsialistide sellise üüri või sellise, nagu inglise keeles on see interim management ehk asendusjuhtimine, mis oli tolleks ajaks juba levima hakanud Põhjamaades ja Inglismaal, et meil on kogenud inimesed, kes on nagu oma aktiivsest juhi või spetsialisti rollis välja astunud, aga nad võivad pakkuda aktiivsetele juhtidele näiteks asendus, kui nad tahavad minna õppima kuhugi või teha mingisugust ümbermaailma reisivat, siis on võtta Kulde Liiga pakub välja kogenud inimese, kes nii kaua hoiab seda firmat elus. Või tahab ettevõte teha mingisugust arenguhüpet, aga neil on vaja mingi valdkonna spetsialisti, keda nad ei jõua palgata, aga näiteks 3 kuuks konsultandina võtta küll, eks ole. Käisime 2 aastat sellise mõttega ringi, aga ütleme nii, et meie turg ei olnud selleks valmis. Ja siis me hakkasime tegelema juba selliste tavaliste vabaühenduslike tegevustega, nagu näiteks mingi mõtteviisi edasi viimine, arendamine, lobi, poliitikute, ettevõtjate hulgas ja nii edasi. Aga ma pean peatama veel korraks nime juures. Et nagu me olemegi nagu kasutama hakanud nüüd sõna kui me räägime teatud eagrupist või vanemaealised, mis on ilmselt kõige mõistlikum, aga tahaks ju kuidagi nimetada. Ja siis käivad läbi loomulikult kõik need seeniorid, teatlikad, väärikad ja nii edasi, mis tegelikult on kõik piiravad ja mingis mõttes ka stigmatiseerivad sageli. Ja siis tuli mõte, see valmis küll minu peas, et kasutame sõna kuldne kogemus, kuldne teadmine. Ja see ei solva kedagi, aga samas sobib just vanemaealiste
vanemaealisi iseloomustamaks ja toob selle väärtuse esile? No Agu, ega siis need mõtted ei tulnud ka tõesti tühja koha peale ja sul oli endal juba üksjagu kogemusi siit ja sealt poolt. Et kuidas tookord siis need protsessid sinu vaatevinklist liikusid ja kuidas sai Kuldsest Liigast tegelikult siiski siis vanemaealiste esindusorganisatsioon, kellena ta täna läks, et Aimar tõi siin välja teatud eksklusiivseid mõtteid. Ma arvan, et need vist on natuke nagu tagaplaanile selles mõttes. Ega nad tagaplaanil ei ole tegelikult teema, mille Aimar tõi sellesse ühingusse ja millega esialgu tegeleti. Need on aktuaalsed tänaseni ja nende teemadega me ka püüame jõudumööda tegeleda. Võib-olla küll jah, tõesti mitte nii, nagu ta Aimaril mõeldud oli ja nagu ta siin Põhjamaades töötab, et tõesti saab rakendada selliseid inimesi konsultantidena või asendusjuhtidena. Aga me püüame selle teemaga tegeleda ja nüüd on kasvanud muidugi meie tegevus palju ulatuslikumaks, sest vanemaealiste probleeme, teemasid on hästi palju ja me püüame katta kõik need teemad ära ja oleme kujunenud üsna tõsiselt võetavaks huvikaitseühenduseks ja sellega nüüd tegeleme. Ja Aimariga jutuks tuligi see asi sellisel hetkel, kui mina lihtsalt leides, et ma olen nüüd 12 aastat juhtinud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja ühe juhi, ütleme, kõik need ideed saavad realiseeritud selle ajaga kindlasti, et mõistlik on siis leida midagi uut ja muud ja siis andsin varakult teada, ma rohkem ei kandideeri ja siis osutuski niimoodi, et ma hakkasin peale selle loobumise uut töökohta otsima, ise kogesin ka, et tegelikult ei ole lihtne leida ja ega ma ei leidnudki, kuigi ma saatsin CV-sid mitmesse ettevõttesse, aga suuremast osast ei saanud üldse mingit vastust, aga mõned olid natuke positiivsemad, aga ükski ei võtnud mind ametisse. Ja siis tuligi Aimariga jutuks ja Aimar pakkus välja, et tule hakka meiega koos siis tegutsema nende samade teemadega Kuldses Liigas ja parasjagu oli Sotsiaalministeerium kuulutanud välja ka ühe taotlusvooru ja Aimar ütles, et sa peaksid oskama neid taotlusi koostada ja nii ta siis läks ja ma siis koostasin sellise huvikaitse taotluse ja saime Sotsiaalministeeriumi toetuse meie järgnevatele tegevustele ja see Sotsiaalministeeriumi toetus kestab seni ajani. Ja siis loomulikult selle töö käigus tuleb süveneda väga paljudesse erinevatesse teemavaldkondadesse, aga õige pea jõudsime sellele arusaamisele, et tegelikult me peame oma Eesti ühiskonnas kujundama vanusesõbraliku Eesti ühiskonna, kus vanemaealisi arvestatakse igas eluvaldkonnas, igas poliitikavaldkonnas ja see ei ole mitte ühe ministeeriumi asi seda ajada, jah, sotsiaaltoetused, sotsiaalabi, Sotsiaalministeeriumis, see on olemas seadustega tagatud, aga tegelikult puutub vanemaealisus igasse ministeeriumi ja samas ja igasse omavalitsusse ja samas me teame, et tegelikult meie elu korraldavad enne kõike inimesed, kes on 30–50 aastased ja nemad ei mõista veel neid probleeme, mis kaasnevad vanemaealistega ja see tähendab, et need probleemid tuleb siis teadvustada ühiskonnas ja tuleb hakata tegelema sellega, et need probleemid saaksid lahenduse. Olgu see siis avalik ruum, kus peaks olema võimalik liikuda, oleks ligipääsetavus, vanemaealised tihtipeale on vähema liikumisvõimega, järelikult peavad olema avaliku ruumi ütleme, väljakud, teed sellised, et seal saab liikuda, aga veelgi enam hooned, kuhu avalikku sisse peab pääsema, et oleksid trepikäsipuud, et oleksid need kaldteed vajaduse korral ja nii edasi.
pisikesed asjad, aga ülimalt väga takistavad inimese elu ja takistavad siiski väga suurel määral, sellepärast, et kui inimene teab, et ta ei saa oma kodust liikuda sinna, kus tal on vaja minna, mingeid asju ajama või ka vaba aega veetma, siis ta jääb koju istuma ja selle tulemusena muutub see inimene selleks, et ta ise saaks ühiskonnas aktiivselt osaleda abivajajaks. Keegi peab talle minema toitu viima, keegi peab talle tulema mingeid muid asju tegema ja siis me võtsimegi selle suuna, et tuleb hakata tegelema, et inimene võimalikult kaua saaks aktiivselt osaleda ühiskonna ja mitte inimest sellisena ära kasutada, vaid inimesel selliseid võimalusi üha rohkem ja rohkem pakkuda, sellepärast, et kõik teadusartiklid tõestavad ja on tõendanud seda, et mida rohkem inimene osaleb ühiskonna elus, tööelus, vabatahtlikus tegevuses ja ka seltsitegevuses, seda tervem on ta vaimselt ja füüsiliselt võimalikult kaua. Seda me ühiskond ju vajab ometigi ja et talle võiks pakkuda ka tööd. Ja niimoodi on hästi palju selliseid teemasid, millega tuleb järjepidevalt tegeleda ja seda me oleme siis püüdnud ka tegeleda. No ja pole saladus, et Eestis on vanemaealiste osakaal juba üsna suur, käesoleval ajal üle Eesti keskmiselt 21% meie elanikest on vanemad kui 65 aastat. Prognoosid näitavad, et 35. aastaks on juba neljandik meie inimestest vanemad kui 65 aastat ja see kasvab päris kiiresti edasi, et kolmandik ei ole sugugi kauges tulevikus. Ja samas teades veel, et see Eesti vanemaajalised paiknevad suhteliselt ebaühtlaselt erinevates omavalitsustes, siis teame ka, et on omavalitsusi, kus juba praegu on üle kolmandiku inimestest vanemad kui 65 aastat ja see tähendab, et tuleb leida erinevad lahendused ka erinevatesse piirkondadesse. Aitäh selle ülevaate eest, nii palju kui ma ise veel siia juurde pakuks, siis seda, et Eesti on tööl käivate pensionäride arvult Euroopa Liidus esimesel kohal. Aga läheme just selle erksama poole peale ja võib-olla tõesti, et tegelikult potentsiaali on, teinekord võib ju tõesti vajada ka, et põlv ja puus ja enam ei liigu, aga mõistus on ju veel väga terav. Et kas on neid märke selle kohta, et osatakse kasutada ka ütleme seda potentsiaali, mis on mentorina, juhina, kõik need mõtted, mis siit algusest läbi käis, et just saab olla võib-olla sellest aktiivsest igapäevast natukene eemal. Aga mida te selle sihtgrupi osas Kuldses Liigas olete teinud? No, ma praegu räägin natuke võib-olla üldisemat juttu, tulla siis värskelt Jaapanist, mis on tegelikult vananemise eesrindlane ja kahtlemata ka Euroopa riigid ja eriti Eesti ja veel mitmed. Me oleme ikkagi muu maailma jaoks eesrindlased, sest et kõik ju demograafiline andmestik näitab, et kogu maakera rahvastik vananeb ja järjest kiirenevas tempos ja need lahendused, mida siis on otsinud Jaapan, seal on palju mida õppida ja vaadata, aga samas võib-olla mida vältida ja samas ka Eesti on juba nüüd nendest riikidest, kelle kogemus ilmselt vananevas ühiskonnas õnnelikult elada, see hakkab muutuma suureks väärtuseks nendes ühiskondades, kes tulevad alles meie järgi. Et see on kõik otsinguline, aga üks on selge, et inimesed elavad kauem, on kauem terved, tänu meie elulaadile, meie tervislikumatele eluviisidele. Ma ei pea silmas nüüd teatud ennast hävitavate ainete kasutamist, mida kahjuks ikkagi tehakse rohkem, aga lihtsalt kogu elu on meil turvalisem ja me ei tapa ennast raske tööga ja ka viletsa toiduga, vaid me elu on lihtsalt kvaliteetsem. Ja teiseks meditsiin, mis seda kõike aitab. See on siis ühelt poolt, aga teiselt poolt nüüd see 20. sajandi eriti teise poole tehnoloogiline revolutsioon, purse igasugustest võimalikest aparaatidest, vidinatest, kommunikatsioonivahenditest, mis andis eelise noortele.
et siis oli kaks asja nagu olid vastassuunas. Ühest küljest oli vanu inimesi, kes on elujõus ja töövõimelised järjest rohkem, aga teisest küljest nagu väärtustati neid, kes suudavad nende vidinatega kuidagi kiiremini hakkama saada ja reageerivad. Mis on üsna mööduv nähtus. Tegelikult läbi inimkonna ajaloo on alati olnud vanad inimesed need, keda on austatud. Ja see on sellepärast, et see on inimeseks olemise üks viis elada, elu austada ja vanemad inimesed on alati eluks midagi õppida. Ja nüüd ma tulengi nüüd selle oma jutu nagu mõtte juurde, et kõik need eluväärtused, inimeste vahelised suhted, teineteise mõistmine ja selline sidus käitumine, see tuleb elukogemusega. Ja ma arvan, et neid töid, kus on seda kõike vaja, on järjest rohkem. Neid töid, kus on vaja rammu ja energiat ja sellisest muskli teravust või sellist kiirust, neid on järjest vähem. Järjest rohkem oodatakse nii-öelda kõiksugused kommertstegevused, töötegevused, majandus ootab inimestelt sellist tasakaalu, mõtlikkust ja teiste inimestega arvestamist. Jaapanis on seda tunda. Kui kellelgi on võimalik käige Jaapanis ära, siis te tunnete, kuidas on üks vananev ühiskond tegelikult mõnus koht, kus elada. Kuna ma tahan hoida hookus sellel tegusal eakal, siis ma küsin lühidalt, kas Jaapanis nii-öelda pensionile läinud eakaid osatakse ära kasutada ka selles, et võib-olla siit mõni kiire näide, et me saame edasi liikuda. Absoluutselt. Kui te olete näiteks näinud dokumentaalkaadrid ja filmilinte Jaapani tänavatelt, siis kõik kohad on täis neid, kes aitavad sul parkida, aitavad liigelda. Need on kõik inimesed, kes on 65 vanemad. Ta saadatakse pidulikult pensionile, ta saab korraliku pensioni, aga kogukond teeb talle ettepaneku palgalisi töid teha, et selleks, et elu oleks sujuv. See, kes oskaks märgata inimesi ja kes oskaks ka inimestele kenasti öelda, et ära võib-olla mine siit, mine sealt, eks ole. Ja aga need on need ametid, mis on nähtavad tänaval. Aga neid on ühiskond on täis neid inimesi, neid kohti, kus sa võid ka ratastoolis olla, kus sa saad seda elu teha sujuvamaks ja elu ongi seal hästi sujuv. Seda naudivad kõik, nii vanad kui noored. Kindlasti on neil ka oma koht kuskil nendes äriühingute veel juhatustes ja seal, kus kindlasti Jaapani nagu kultuur väga palju ju oleneb sellest, et neid kuulatakse. No, seal ma Jaapani kohta ütlengi, et seal on ju selline süsteem, et ükskõik kui haritud sa oled, kui sa oled 25-aastane, siis sinu palk on üsna madal. Ja kui sa oled sama koha peal 45-aastasena, siis on su palk palju suurem. Mida kõrgemale sa saad, seda suurem, mida vanemaks sa saad, seda suurem on palk. Ja mingist vanusest hakatakse sind kedutama. Päris juhiks saad sa ikka siis, kui sa oled 60 täis ja rohkem. Kas Jaapani kõik süsteemid meile sobivad, aga igal juhul lugupidamist väärt ühiskond on ta igal juhul. Agu, sinu kommentaare sellele jutule? Jah, natuke Jaapanist jätkates, siis tõesti me vanusesõbraliku Eesti põhimõtete koostamisel lähtusime väga palju nendest tegemistest, mis Jaapanis on tehtud ja hästi tehtud. Ja loomulikult me ei saa kõike sealt üks ühel üles võtta, aga need põhimõtted kindla peale on universaalsed. Näiteks nemad millalgi muutsid möödunud sajandi lõpupoole seda suhtumist, et seal pidi kunagi minema inimene 65 täis saades kohe pensionile sinna jäämagi. Ja siis nad said aru, et see oli täiesti vale läheneme, pöörasid 180 kraadi ja siis nad lõid kohe igasse piirkonda keskuse, et kui vanemaealine inimene tahab tööd leida, et siis ta ei peaks seda väga kaugelt otsima või väga vaeva nägema, vaid on sellised keskused, kus ta saab minna ja kindlasti selle abiga, kas ta saab töökoha või ta saab alustada ettevõtlusega ja nii edasi, teised kõik võimalikud asjad on tehtud. Nemad teevad seal hommikul kõik koos linnaväljakul ühisvõimlemist ja liigutamist, et sellised liikumised on väga kasulikud ja selliseid asju kõike tuleb sealt Jaapanist jälgida, kuidas nad on selle ellu viinud ja loomulikult siin teostada see nii, nagu ta meile sobilik on.
aga mis puutub Eestisse, siis jah, loomulikult Eesti inimesed jätkavad tööd ka peale pensionile siirdumist, aga pahatihti praegu just seetõttu, et nad peavad tööd tegema, kuna meie pensioni sissetulek jääb üsna napiks ja see on nagu natukene sunnitud olukord. Aga inimesed kindlasti tahavad tööd teha ja siin tuleb leida uusi lahendusi selles mõttes, et peaks olema paindlik tööaeg, ei peaks olema 8 tundi ilmtingimata, võiks olla lühem, et see inimesele sobilik oleks, et töökohti vastavalt inimese võimetele kohandada ja nii edasi, väga palju erinevaid lahendusi on, aga loomulikult ka kindlasti väga palju need hoiakud ja suhtumised, nagu sa ise mainisid, et kunagi oli meil see noortekultus, et juba 40-aastane on liiga vara, et kuskile tööle võtta. No ega see ei ole väga kaugele meist veel jäänud, ta ikkagi veel kestab ja see, mida Aimar siin tutvustas, et 50-aastased kippusid eemale jääma tööturult, no siis see seniajana ikkagi on veel olemas ja tuleb leida need lahendused, kuidas neid hoiakuid ja suhtumisi muuta, et ühiskond oleks terviklik ja kedagi ei tõrjutaks. Aga praegu see tööturult tõrjumine siiski leiab veel aset ja selle koha pealt tuleb nüüd hakata ka ettevõtteid, asutusi, nende juhte koolitama, nendega koos arutama ja meil on õnneks olemas juba Eestis ka häid näiteid. Ühte kindlasti tean, kus on hea näide ja seoses maaeluga kindlasti on Coopi kaupluste süsteem või Coopi süsteem tervikuna, kus tuntakse uhkust selle üle, et 5 põlvkonda töötab koos ühes asutuses ja nad tegelevad sellega, et tõesti neil oleks mitmekesine see töötajaskond. Nii et need teemad on olulised. Teiselt poolt loomulikult tuleb pakkuda inimestele võimalust panustada vabatahtliku töövormis. Aga sellega oleme ka suhteliselt kehval järjel. Inimesed oleks valmis vabatahtlikku tööd tegema, aga keegi peaks seda neile võimaldama, koordineerima, korraldama, siis nad tuleksid ja teeksid. Aga selle koha pealt oleks vaja jälle ressurssi, kas ta tuleb omavalitsusest või ta tuleb riigist, et see korraldaja saaks seda väga kvaliteetselt teha. Inimene ei tule sinna vabatahtliku tööd tegema, kus ta ei tea, mida ta tegema peab, kuidas ta tegema peab, aga see tuleb kõik läbi mõelda. Võtan siin natukene nüüd ise ka arvata ja just mis puudutab vabatahtlikku sektorit, siis ma olen oma elus vabatahtliku töö korraldamisega tegelenud nii mõnegi projekti raames ja üks asi on selgeks saanud, mida väga tihti tavamõtlemises ei mõelda, on see, et jah, inimesed tulevad välja, nad on nõus panustama, aga vabatahtliku töö koordineerimine on ülimalt professionaalne. Ja seda ei saa teha lihtsalt nii, et tuleme kokku, igaüks vaatab ja me võime võsa lõigata, võib-olla kui seal tegelikult peaks ära korraldama, eks ole. Et mõtleme siin kas või olümpiamängudele, kas seal on ka hunnik vabatahtlikke, kas nendest keegi läheb sinna et mulle meeldib siin kaugushüppe kasti juures olla ja et aga tead, mul sai nüüd isu otsa, et nüüd ma lähen hoopis sinna kettaheite juurde, et ei, kõik on paigas, et teistmoodi panustada, nii et aga Eesti kogu vabatahtlik, kas noortele või eakatele, ütleme nii, et ma näen paranemise märke ja kindlasti on siin ka vanemaajalistel suur potentsiaal käed külge lüüa, sest on ju hooajalisi vajadusi. On mitmesuguseid vajadusi, aga on ka väga püsivaid vajadusi ja seda just seoses vanemaealistega. Tõesti, eks me vanuses jääme kõik natukene väetimaks ja vajame seda teist või kolmandat sorti abi ja näiteks vabatahtlikud seltsilised mittetulundusühing, kus on koondatud vabatahtlikud seltsilised, kes on valmis olema kellegi seltsilised, kes on ise teatud asjaolude tõttu sunnitud rohkem viibima kodus ja üksi võib-olla ei saa väljas käia, siis vabatahtlikud seltsilised lähevad ja suhtlevad temaga. Teinekord siiski koos saavad välja minna, käivad koos kinos, teatris, mõnel kontserdiüritusel või kuskil mujal, aga võib-olla liiguvad koos paremini ka selle seltsitatava vajaduste põhiselt arsti juurde või käivad koos kaupluses, ja
siis see inimene tunneb ennast jällegi osana ühiskonnast. Tal on keegi seltsiline, kellega ta koos saab asju arutada, ta saab koos käia, et selliseid vabatahtlikke tekib jäljest juurde ja see on see roll, kus omavalitsused peaksid mõtlema, kuidas seda tööd oma omavalitsuses rohkem korraldada ja koordineerida. Seltsilisi jätkub, kes on valmis seda vabatahtlikku tööd tegema, aga see nõuab tõesti nii, nagu sa ütlesid, palju paremat korraldamist ja see ei ole selline töö, et kellelgi tekib mõte, et ma kutsun nüüd üles, et hakkame seltsilisteks. Siin peab olema läbi mõeldud, kuidas seda tööd teha ja kuidas seda tööd läbi viia ja see peab olema siiski palgaline inimene, kas ta on omavalitsuse või riigi poolt palgatud, aga sellega kaasneb väga suur efekt. Esiteks, et need inimesed on tervemad, kellel on seltsiline ja teiseks siis ka nende tervise tõttu nad hiljem lähevad siis hooldatavateks nendes hoolekandeasutustes ja need on väga kulukad, järelikult me lükkame kulude tegemise riigis kõvasti edasi. Ma tuleks nüüd ikkagi sellest abi vajavast ja abi andvast valdkonnast, mis on tavaliselt, me esimesena mõtleme sellele. Ikkagi ütleme vanemaealine kui millegi ärategija, kuskil mingi ärimentor, kas teil on selliseid näiteid? Ja kas on seda valdkonda vaja nagu kuidagi innustada, midagi kuskilt takka lükata, mingeid kursusi anda, kedagi julgustada selleks, et kas te selliseid näiteid on ka, sest Aimar, sina tõid ka just selle mõtte, eks ole, just nendest sellistest, kuidas öelda, endistest väga tegusatest inimestest, kes on kõrgetel kohtadel ja võib-olla sealt läinud siis kas pensionile või loobunud. Loomulikult neid näiteid ju elus kindlasti on, kus inimesed teevad karjääripööret ja leiavadki endale mingisuguse täiesti uue nii-öelda väljakutse. Aga ma tahan ühe aspekti veel juurde tuua, et sageli on ka nii, et inimesed, kes on olnud oma valdkonnas edukad, on olnud säravad, aga midagi ei ole teha, mingil hetkel siiski see parim enne saab mööda, siis on sellised valdkondi, kus lihtsalt kõik ei lähe, siis tulebki nagu võib-olla mõelda, et mingis muus valdkonnas ma säran veel paremini, et siis tuleb olla julge ja otsustada, et võt nüüd see asi lõpeb, ma teen uue asja, kus ma säran edasi. Mitte, kõige kurvem on see, kui sa nagu mingis kohas särad kustud vaikselt ära ja siis on kõigil halb, eks ole. Ja siin on veel teine külg, et kui sa lähed otsima endale tööd ja sa oled nagu, tead, enesehinnang ongi kõrge, sest sa oled olnud tubli inimene, siis sa pead siiski olema ka empaatiline selle suhtes, kellelt sa tööd otsid. Ja mida vanemad inimesed kahjuks, see on nagu jäänud meile külge, et ma ju tean, ma olen ju nii kõva inimene, ma kõik juba tean, oskan, eks ole, ja kui sa seda nagu noorematele ninaale hõõrud või meelde tuletad, siis ega sind ei kiputa võib-olla eriti ka tööle võtma või tööl hoidma, et püüa siis ka olla selline kuulaja, kaasa mõtestaja ja sellel tasandil, kuhu sa siis tahad minna, ka olema nagu võrdsete hulgas. Mitte ennast siis nagu kehtestama, et ma olen vanem, seetõttu parem. See ei vii meid kuhugi. Püüa sulandada nooremate hulka ja siis oled sa vastu võetud. Aga sõltub jälle tööst ja kohast, aga selline paindlikkus peab olema vastastikuna, nii tööandja poole pealt. Et sa pead nägema, et vanemate inimestel on neid väärtusi, mida noorematel ei ole ja vanemad inimesed peavad aru saama, mis on siit just puudu, kus ma saan panustada ja mitte segama noori seal, kus nemad on juba paremad. Me räägime päris palju alati, et töö otsimisest ja tööle minekust, aga kui me räägime endale töökoha loomisest, et mina tean näiteks arhitekt töötas ikkagi, ootas pensioni ära ja siis, kui tal oli lõpuks pension käes, siis ta lõpuks tegi oma enda arhitektibüroo ja ütles, et miks ma seda varem ei teinud. Ühesõnaga, sa oled siis vaba, aga muidugi sa hoiad, eks ole, seda, et mul ikka haigekassa jätkuks ja kas mul neid tellijaid jätkub ja nii edasi. Aga just, et mismoodi, kas täna on neid tugigruppe,
etappe või neid, kus saaksid, ütleme, tõesti see karjääripööre oli väga hea näide, mille ka see termin, mille sa sisse tõid, et sest me tuleme tõesti ju sellest vanast ajaloost, kus, eks ole, isa oli sepp ja vanaisa oli sepp ja poeg oli sepp ja nähti, et pojapoeg peab ka, eks ole, ja kiirgi, eks ole, kui me räägime siin meie Oskar Lutsu raamatust, eks ole, et mis põllumees sa oled, eks ole, et kui sa ei ole siin mitu põlve olnud põllumees, et ega sust rätsepast ikka ei saa, eks ole. Et need on ju kõik need müüdid, mis edasi lähevad. Kas meil on seda tugivõrgustikku või kui veel ei ole, kuhu suunas peaks minema? Ega seda tugivõrgustikku liiga palju ei ole kindlasti praegu. Me oleme üldse kõik väga üldisel tasemel, et mingisugune tugivõrgustik on olemas, aga kui nüüd vanemaealiste vaatest vaadata, siis ega nad sinna väga oodatud ei ole. Pigem ikka jälle vaadatakse, et oleks nooremad, kes tuleksid ja oleksid siin mingid mentorid ja nii edasi. Võib-olla kõige parem näide ongi olemas just sellest maaelust, kus taluperemeestele on need asendus inimesed olemas, kes puhkusajaks tulevad ja võtavad talupidamise üle. See on üks Eesti paremaid näiteid, nii palju kui mina sellest tean. Seda võiks palju rohkem olla, aga jah, tugivõrgustikuga aitaks väga palju teha, inimesi suunata ja miks mitte aidata seal kuskil pensionieas või pensioni ikka jõudval inimesel läbi mõelda, et mida ta edasi tahab teha ja kuidas tahab edasi teha. Võib-olla väiksema ettevõtlusega tegeleda. Hooajalise ettevõtlusega, ma just ütlen. Ettevõtlusega, tal ei ole ilmtingimata vaja väga suurt ettevõtet üles ehitada, ta on iseendale täiendava teenistuse andja ja mida meil ei ole, tegelikult väga ei ole meil üldse nagu sellist strateegiat Eestis olemas, et kuidas pensioneerumiseks valmistuda. Võiks hakata juba seal 50 pluss aastast peal läbi mõtlema ja keegi võiks pakkuda neid võimalusi, et me ükskord jõuame kõik pensionikka, et mis meist siis saab, aga võib-olla ma alustan selle ettevõtlusega juba pisut varem isegi ja ma tean, et see kestab mul seal aastaid või 10 aastat veel peale seda, kui ma olen pensionieas. Aga see on kõik läbi mõtlemata, see töö seisab meil kõik veel ees. Tõepoolest ja veel üks teema, mida ma mõtlesin, ma küsin, et ka sellest vanast mõtlemisest välja tulek, et väga tihti on ju ka seda, et mis mina nüüd, et ka sellest tuleb nagu tagasi jätta, et sina just nüüd ja just praegust, eks ole, et võib-olla sa elad veel 30 aastat, eks ole, võib-olla paned 100 välja ja mida iganes, nii et ega siis ongi nendele kõikidele tasemetele, et praegust me loomulikult on vaja hooldada, kes enam üldse ei jõua, aga nende peale mõelda ja ühiskonnas neid ära kasutada, kes jõuavad. Aga minu küsimus on, et sa oled ise seotud, on, ütleme siis, omavalitsuste juurde tekkinud kuidas me siis vanemaealiste nõukogud ja erinevate nimedega. Räägi nendest mõni sõna, sul on ülevaade nendest natukene. Eks see Kuldne Liiga on organisatsioon, ennekõike ekspertorganisatsioon, kus me liikmed on eksperdid ja meid ei ole väga palju. Meid on seal alla 30 pisut ja on selge, et me ei jõua oma inimestega igale poole üle Eesti. Järelikult tuleb üles ehitada võrgustikud. Me oleme partneriks Sotsiaalministeeriumi ühest küljest, me tegeleme nende teemadega, mis on Sotsiaalministeeriumi päris alad ja oleme sinna ehitanud üles võrgustiku kõigist nendest organisatsioonidest, kes mingil moel tegutsevad vanemaealistega. Aga teisest küljest suur osa vanuse sõbralikkusest realiseeritakse omavalitsustes. Nii palju, kui vaatad nende põhimõtete peale, siis omavalitsustes on kõik need asjad kõige lähemal. Kuidas liikuda, eriti ühiskondliku transpordi teemad, mis lähevad
paraku järjest kehvemaks, võetakse liine järjest käigust maha ja need teised teemad samamoodi inimeste osalemine, ta ei lähe osalema oma kodukohast väga kaugele vabatahtlikus töös või huviringis, ta ikka oma kodukohast tahab osaleda, järelikult omavalitsused tegelevad sellega. Ja sai siis ellu kutsutud selline asi nagu vanemaealiste nõukogud omavalitsustes, mis oleks nagu sellist demokraatlikel alustel loodud omavalitsuste valitsuste juures ja nemad siis annavad nõu, et need on need probleemid, mis on meie omavalitsustes, et me oleksime paremini vanusesõbralikud, et need oleksid probleemid lahendatud, et teede ääres oleks piisavalt istepinke, vajadusel, et oleks tihedamas asukohas oleks tualette, et ühiskondlik transport oleks inimesele paremini kättesaadav, et inimestel oleks võimalused osaleda huvitegevuses või teistes tegevustes, et miks peaks kõik olema koondutud keskusele, miks ei võiks olla võib-olla mobiilsed sellised asjad, kus sõidetakse keskusest sinna väiksematesse kohtades ja inimesed tulevad sinna kohale, saavad ise palju paremini kohale kasutamata siis mitmekümne kilomeetri ulatuses seda ühiskondlikku transporti ja nii edasi, neid teemasid on hästi palju ja kõik on seotud kohalike omavalitsustega. Ja siis on need aktiivsed vanemaealised inimesed, kes ei pea ilmtingimata olema pensionärid, vaid keda see teema tõesti huvitab, kes tahavad, et see meie kogukond, meie omavalitsus oleks vanusesõbralik ja nad kogu aeg jälgivad neid teemasid, probleeme ja teevad ettepanekuid omavalitsustele, et lahendame selle asja ära, lahendame teise asja ära, kõik ei saa väga kiiresti, aga ajapikku, kui seda jälgitakse, saab seda teha. Ja teine asi, mis ma juba nimetasin, need teemavaldkonnad, pahatihti nad ei ole üldse ressursikulukad. Neil on vaja lihtsalt tähelepanu juhtida, et vot siin võiks olla istepink, siin võiks olla tee korda tehtud, et ratastooli või rulaatoriga inimene ka liikuda saaks ja see on kõik tehtav. Ja tavapäraselt lihtsalt omavalitsuse valitsejatel lähevadki need asjad niimoodi meelest ära, sellepärast, et neil on tõesti igapäevaselt palju olulisi tähtsaid tegemisi, sealhulgas investeeringuid, mis ulatuvad miljonitesse ja siis need mõnetuhandelised tegemised, lihtsalt nad ei pälvi piisavalt tähelepanu, keegi peab meelde tuletama. Küsin veel, et kus on need tekkinud, et nimeta mõned omavalitsused ja mis piirkonnad võib-olla, kus veel ei ole jõutud teha? Tekkinud on need, hästi palju on neid Harjumaal tekkinud, mõni vähene omavalitsus, kus neid ei ole ja ma tean juba, et ka nendeski mõeldakse selle peale, et sellised vanemaealiste nõukogud saaksid loodud. Ja hästi kenasti on neid ka olemas Ida-Virumaa valdades. Linnades asi natukene venib ja vindub, aga valdades on kõigis olemas ja seal on väga aktiivsed vanemaealiste nõukogud. Ja tuleb öelda, et vähem on neid vanemaealiste nõukogusid loodud just Kagu-Eestis, Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaal, võib-olla veel ka mõnes teises kohas, aga juba väike huvi on ka nendes kantides. Sellised kogud annavad kindlasti juurde ja ma usun, et see hea eeskuju nakatab kõiki ja ühel päeval on nad väga, väga loomulikud ja tõesti aitavad neid probleeme lahendada, mille peale noorem inimene lihtsalt ei tule, sest tal ei ole seda kogemust. Mõni aasta tagasi oli neid 10, aga praegu neid juba üle 30, 33, 34 ja tuleb iga aja tagant natuke juurde, nii et see huvi on olemas. Seda on rõõm kuulda. Aeg on läinud kiiresti ja nüüd ma palukski teilt siis nagu viimaseid mõtteid selle kohta, et mida me saame täna paremini ära teha vanemaealiste aktiivsena hoidmisena, ma just mõtlen ka võib-olla selles, kas siis ettevõtlusvaldkonnas või ettevõtliku, vabatahtliku valdkonnas ja kuhu suunas me peaksime liikuma siis ühiskonnana, riigina? Kui Agu rääkis omavalitsuse tasandil organisatsioonilisest edust, et on juba peaaegu pooltes omavalitsuses vanemaealiste nõukogud, siis tegelikult saab ka riik midagi ära teha ja just nimelt ettevõtluse valdkonnas, sest et see mõte oli ka teil ju välja öeldud, et mida siis vanemad inimesed võivad olla iseenda tööandjad, võivad olla ettevõtete loojad ja juhid ja see etapp on ka meil olnud Kuldses Liigas, kuulutasime valuse välja, et
kellel on mingid ideed, vanemad inimesed, et proovime siis koos leida nendele sellise organisatsioonile lahendus. Ja me tulidki mitmed kokku ja eks me siis püüdsime siis nii-öelda põlve otsas viia kokku neid ideekandjaid mingite institutsioonidega ja ma ei ole kindel, kas nüüd keegi neist nüüd suurt ettevõtet püsti pani, aga me vähemalt püüdsime. Aga siis me saime aru, et meile puudub institutsionaalne tugi ja minu võib-olla lõpuks välja öelda mõte on see, et nüüd on teatepulk küll riigi käes ja eelkõige mitte Sotsiaalministeeriumi, vaid Majandusministeeriumi käes ja võib-olla see ettevõtte tugisüsteemid, mis on nüüd ühte asutusse kõik, mille nimi mul hetkel ei meenu, kokku koondatud, et seal peaks olema mingi omaette liides, mis tegeleb just vanemate inimeste ettevõtlusega. See on mitmetes maades juba töös. Ma tean, et Kuldses liigas käis läbi 10 aastat tagasi nendest Taani kogemus, seal oli mingi programm Creature või Creative Aging, Creative Aging, loov vanadus, kus siis tõesti nagu toetati neid, kes olid pensionile läinud ja tahtsid ettevõtet luua ja siis riik andis igasugused võimalikke tugesid. Ma arvan, et ka see on järgmine samm, mida me Eestis võiksime teha. Nii et loovate vanemaealiste keskused just. Või ütleme olemasolevate institutsioonide juurde sellised kohad, kus tõesti ka vanemaealine tunneb, et ta on sinna oodatud. Kas nendest kõigist saab ettevõtja, seda me ei tea ka noorte puhul, aga vähemalt mõte on läinud ja edasi. Agu? Jah, mina nii suurelt ei unista hetkel, kuigi see on ülioluline, millest Aimar rääkis, seda võiks teha ja arendada ja oleks väga vajalik. Aga mina mõtlen selles võtmes, et kui me siin liigume vanusesõbraliku ühiskonna poole, siis vanusesõbralik ühiskond ei saa olla ilma vanusesõbralite ettevõtete ja organisatsioonideta. Peaksid kujunema ka sellised majakad meil välja ettevõtetes, kes on tõesti vanusesõbralik, kellest saaks õppida ja peaks need põhimõtted nagu rohkem levima, et milline ettevõte on vanusesõbralik, kuidas ta hästi kohtleb vanemaealise oma ettevõttes ja kuidas ta võimaldab sinna tööle tulla. Et kui me sellega edasi liigume, siis on tegelikult suur osa probleeme jälle lahendatud. Suur aitäh teile täna oma mõtteid jagama. Olen ka ise juba vanemaealine ja mõtlen nende teemade peale, nii et kindlasti tegutseme edasi. Aitäh! Ja järgmised maaelu jutud juba järgmine kord. Kõike head!